tere! Nüüd siis oleme kohal ja nüüd uus tehisintellekt on bänninud juba üle 20 000 ropusuuga CSGO mängija. Pagan tehisintellekt. Okei. Bännid mängijaid. Ma ei saa aru, mida CSGO-st, mida CSGO tootja võidab. Okei. Tootja pole enam. Nüüd praegu on ju haldaja, Valve Corporation. Valve ei olnud algne tootja, aga mida Valve saab sellest? Ma ei saa seda ikka pihta. Mida saadakse inimeste blokeerimisest? Tegelikult need ei saa väga midagi. Või saavad? Ma ei tea. Igatahes CSGO-s nad võitis toksiste mängite vastu ehk uusi juhijust tehisintellekt Minerva. Loodi online-mängudest toksiste mängite eemaldus, blokeeris 6 nädalaga enam kui 20 000 CSGO mängikontod. Loodan, mitte minu. Mina ei saatnud sõnumit, muidugi mina ei saanud olla. See on nende hulgas. Tehisintellekt loodi Google'i mänguplatvormi Faceit ja Google tehnika inkubaator XAU koostöös. Ja see siis analüüsib mängid saadetud sõnumid ja otsib neid solvaid, laimuvaid ja muul maal alavõitavaid termineid. Ja hakkas sõnumid jälgima juba augusti lõpus. Ja praeguseks on 1,5 kuu jooksul toksiks märkinud üle 7 miljoni sõnumi saatnud välja 90 000 hoiatust ja bänninud 20 000 mängijat. Ja Minerva vist teedab oma eesmärki, et embris edastati eelnõuga võrreldes 20% võrra vähem toksisi sõnumeid ja ropusse edastavate unikaalsete kasutajate arv langes 8%. Ja see ei ole tulevikus ainult üks funktsioon, vaid neid seal tuleb veel funktsioone Minervale, CSGO-le. Tooturuga mängid juba kaotatud. Okei. Üks rallil on üks etapp jäänud, aga Ott ja Martin on võitnud juba. Tänak Martin Järve kirjutab ka autogeenius. Ott Tänak on ralli maailmameister. Üks eestlane jälle. Ralli maailmameister. Ja kas põlevast süttinud auto kuulub kasko korras hüvitamisele? See juhtub, kui auto põlema läheb. Tulekahjud. See ei ole kasko kindlustuse puhul on põlema mine näinud auto tulekahjud ja põlengud kuulub kasko korras hüvitamisele. Autod juhtuvad põlema siis, kui enamik auto põlemisi saab alguse elektriseadmete riketest ja lühistest, kui teed ette tulnud ka pahatahtliku käe läbi süütamisi. 20 autot on läinud sellel aastal juba põlema. Ja IF kindlustusele maksab see 120 567 eurot on maksnud 20 auto põlemine. Ja üks juhtum, kus kliendi 4 aastat vana sõiduk süttis juhtmestiku lühise tagajärel ning remont läks garantii alla. Selline asi juhtus ka ühel juhul. Kõige kallim põleng sel aastal oli 20 391 eurot ja põlema süttis mitte auto, vaid selle haagis hoopis. Ja tegelikult juhtus puldiga auto uksi avada, kui pult keeldus koostööd tegemast. Kohe peal seda juht põlemislõhn ning auto juhtmid lahti ühendama asudes avastas pagasisiruum põlenud ning tule kustitaks tulekahju kõrvaldatud, kui kogu rikke läks kokku maksma üle 7500 euro. Nii et kallis asi. Aga
peatunud või pargitud auto süttimine tegelikult õnnelik juhust, sest igal aastal juhtub ka juhtumid, kus sõidukid süttivad sõidu ajal. Kuidas see võimalik on? Elujas auto alt ja kapotist leekis alt suitsu tõmbama. Juht peatas sõiduki, tühjendas kapoti all paistnud leekide suust tulekustid ning kasus kohale Päästeameti. Pärast põlengut ei olnud auto oma jõule võimeline edasi liikuma. Kogu juhtumi kahju oli ligi 8000 eurot. Kahjude autoomanik oleks kallimad juhtumid üldse. Kuid IFI kindlustuse puhul kuuluvad need kindlustuse alla. Igatahes see, kuidas mul tehnikaga endasi läinud on. Nüüd. Mina olen viimase aja tehnikast päris kaugel juba. Olgu hyvä. Ma teen mõningaid videoid kanalil Leonardi mängud ja mängin mõningaid mänge. Aga muidu olen ma lihtsalt, ma teen nii muusikat. Tahvelarvutiga teen muusikat. See on üks mu tegevusi. Siis mängin erinevaid mänge ja filmin neid ja teen mänguvideokanali Leonardi mängud. Siis teen muusikat SoundCloudi. Ja hiljuti mängis meil arvutiga ühe mängu ära. Kui ma arvutiks siin jama, et see on natukene, sellega on, ma ei oska öelda, see on väikene jama ühtlasi. Ja kõlarid ei tööta enam, nii et ei saa midagi vaadata. Siis ma kuulan terve hunnik podcasti, internetisaate, mida ma praegu ise teen. Neid kuulan päris palju. See ongi mu enamik kuulamine, siis kuulan muusikat. SoundCloudist muidugi muusikat ja podcastist Google podcast rakendust. Ja vaatan mõnikord ka videoid YouTube'ist. Ja siis ma veel teen. Ma teen niimoodi, kui ma muusika kuulen, siis ma teen niimoodi, et võtan telefoni, pean SoundCloudi käima, video käima, lähen Bluetoothi sisse ja siis ühendan Bluetoothi kõlariga ja kõlari panen ja siis hakkab see, mis ma telefonis panen, see muusika hakkab kõlaris panema. Panen see loo käima SoundCloudis ja siis panen telefoni kinni. Selline süsteem. Ja siis on mul veel võimalik telefoniga minna YouTube'i, siis vajutan YouTube'i sinna üles, siin jagamisnupule ja siis panen teleka sellele digiboksile ja siis ühendan telefoni digiboksiga ja siis on telefonist panna videoid ja näidata seda hääl ja pilt tulevad televiisorisse. Selline asi ka. Selle nimeks. See on see jagamisteenus. Tahvelarvutiga sammuga sama asja teha. Tahvelarvutiga teen ma elektroonilist muusikat ja muusika tegemise keskuseks on ja siis muusika tegemise keskus on, mis see stuudio nimi on, siis on Maestro muusikaposer, kus ma teen neid muusika neid noote, saab see tehtud. Pole veel teinud, aga peaks hakkama kohe tegema. Need lood tulevad juba. Pildid lähevad telefonist automaatselt otse Google sellesse, mis see oli nüüd, mitte Drive, vaid Google Fotos automaatsünkroonimine või siis sinna Microsoft OneDrive'i
automaatselt ja pildid, videod, failid, olulisemad failid laen üles sinna enda jaoks sellesse Google Drive'i. Muusikat teen ma N-Track 9-ga. Videoid teen ma ekraani salvestajatega. Mõned videod teen ma ka kaameraga, tavaliselt ikka ekraani salvestajaga. Ma tegin tuurrekorderiga, aga sellega leiti, et see ei ole hea ja see kustutatakse Google sellest poest. Ja video editimist ehk siis seda muutmist, lõikamist teen ma Adobe Clipiga. Adobe rakendust on päris head asjad. Nimelt, et need ettepandavad asjad teen ka Adobega. Need ma tegin selle tuurrekordi selle ekraanipildi tegijaga pildi tegemist. Või siis tegin ma Adobe mis oligi Adobe mingi piltide omavahel kokku sobitamise asi oli. Ja siis muusikapalad, mis ma teen. Mul on nüüd tehtud ju päris palju asju. Muusikapallad loen ühe SoundCloudi. SoundCloud on hea koht muusika jaoks ja mõne podcastide jaoks ka muidugi. SoundCloudis on see, ma ei tea, mitu tundi seal täpselt oli, paar tundi, mitu tuhat tasuta salvestusruumi. Tasuta salvestusruumi lõppemist on muidugi osta uued salvestusruumi asjad. Ja siis rohkem salvestusruumi ja võib osta ka lõpmatut salvestusruumi, kui on raha selle jaoks. Nüüd ma lõpetan ja head aega, järgmise korrani. Tšau! Lõpetuseks Rannavees Silent Partner.